Tere, Kirsten, nagu ikka, mina olen Kirsten ja täna on meil siis külas Krister Piirsaar, mis on õigesti. Jop. Kuidas sul üldse läheb? Mulle meeldib alati öelda, et kehvasti. Lihtsalt, et on hea kõne alguskoht, sest et alati on midagi hästi, midagi on halvasti. Et mõlemat. Mida sul siis halvasti on, mida sul hästi on? Ma tulin hiljuti töölt ära, siis ma mõtlesin, et on aeg tagasi minna vabakutselise elu poole, kus on mul rohkem aega teha asju, mis ma tahan teha, perega aega veeta, ma ei tea, miks nii paljud ettevõtted tahavad seda aega ära võtta. Ja see on selles mõttes hästi õnnestunud, et mul on palju aega, aga veel pingutan selle nimel, et need sissetulekud oleks sama suured kui enne. Okei. Aga räägi endast, et millega sa tegeled või üldse endast? Minu lühikokkuvõte on see, et mul on programmeerija, ettevõtja ja õpetaja. Ja ükskõik, mis ma teen, see on alati tarkvaraga seotud. Ja mulle kõige rohkem meeldib keerulisi tehnilisi asju lihtsaks teha inimestele. Tegelikult ka, et õpetaja töös on see arusaadav, aga programmeerija töös ma pean ikkagi pidevalt seletama klientidele, kuidas midagi töötab ja miks midagi ei saa nii teha, nagu nad tahavad. Aga kuidas sa siis oled jõudnud oma elus programmeerimise juurde, et mis sind siis inspireeris selleni või kust see tuli, see idee ja see tahtmine olla just programmeerija? Tahtmine on hea küsimus. See juhtus niimoodi, et ma õppisin ülikoolis üldse 3D graafikat. Ja Eestis tegin Lennusadamasse, teletorni, nukufilmi, tegin graafikat, juba äge oli. Aga siis said projektid otsa ja tuli välja ka, et kui projekte tuleb, siis neil ei ole nagu väga palju minekut välismaal või mul ei ole võimalus kasvada suuremaks, teha rohkemat ja ma olin nagu pea ära, see tunne oli. No igastahes oli siis karjääris paus, elasin vanaema pööningal, mõtlesin, mis ma nüüd teen. Pole mitte midagi põhimõtteliselt. Ja muidugi too hetk, 10 aastat tagasi, oli suur teema äpid, sest et iPhone oli siiski võrdlemisi uus veel ja kogu see äppide ökosüsteem, see boom oli tegelikult just üle läinud. Aga mina mõtlesin, et nüüd ma hakkan tegema. Ja siis läksin lihtsalt programmeerimist õppima. Alguses ei saanud hakkama, jätsin maha, hakkasin uuesti mingi hetk. Siis läks paremini ja hakkas meeldima ja siis põhimõtteliselt jäingi seda tegema. Võt. Okei. Mis on su lemmik siis osa selle töö juures, miks? Programmeerimises või? Jah. Wow, tegelikult need on mitu. Üks on see, et läbi selle loogika, mida ei saa petta, sest arvuti nagu ütleb sulle, kui valesti sa mõtled mõnikord. Mu aju on nagu treenitud natuke teistmoodi. Steve Jobs ütles seda, et programmeerima peaks selleks, et siis oskad paremini mõelda. Ma ei tea, mul on see tõsi olnud. Et kui ma räägin inimestega, siis ma lihtsalt kuulen nende kõnes neid loogikavigu ja siis kui ma üritan neile seda seletada, siis nad ei haaku. Nemad mõtlevad, et ma olen lihtsalt nende vastu, et nagu see oleks mingisugune poliitiline otsus. Seega mul on selle üle väga tänulik, aga programmeerimine ise on lihtsalt lõbus. Ma ei oska öelda, et see on nagu Lego ehitamine ainult, et mul ei ole füüsilist ruumi ees. Ma võin seal teha just kõik mida, muidugi mängudes on üks asi, aga kui ma teen lihtsalt mingit veebilehte mingile firmale, sest nii palju loovust on seal, ma saan nagu tühjast kohast tekitada mingi asja. See on äge. Sa ütlesid, et sa oled ka õpetaja, et sa õpetad siis programmeerimist ka õpilastele? Jah, polütehnikumis hetkel. Ma kusjuures aasta alguses mul oli üks startup, kus me tõstsime palju raha ja siis mind lasti lahti. Ja pärast seda ma olin nii löödud, ma ei saanud mitu kuud mitte midagi teha. Ja siis ainus asi, mis mul pähe tuli, mida ma võiks teha, on jälle õpetamise juurde minna. Ma olen alati õpetanud mingil määral. Ma ei tea, nii ülikoolis kui ka lihtsalt koolitustel ja keskkoolides, aga tegin selle otsuse, et hea küll, ma lähen siis õpetan. Ja järgmine päev helistati polütehnikumist, et kuule, et meil on siin küll aasta juba lõppeb, aga meil on lihtsalt puudu, et äkki tule, et ma läksin. Ja tuli meelde, et juba äge on. Mulle meeldib proovida kõik võimalikke uusi viise, kuidas midagi selgeks teha. Iga tund, mul on niimoodi, et mul on 1 nädala jooksul 3 gruppi, samat ainet annan. Ja mitte ükski neist ei saa seda samat materjali, sest ma teen 1 grupi ära, mul on kohe uued ideed. Ja järgmine grupp saab järgmise versiooni samast asjast. Et päris lõbus on.
mis on siis sellised tüüpvead õpilaste seas, mida nad siis teevad? Koolis on motivatsiooniprobleem Mhm. ja täiskasvanute seas on oletused, et nad teavad, kuidas see asi töötab. Ja neil on raske sellest lahti lasta. Et õpilased, kui nad tahavad, siis nad õpivad palju kiiremini. Kui nad ei taha, siis nad nagu ei õpigi. Okei, aga kuidas sa siis motiveerid oma õpilasi õppima ja tegema? Okei, esiteks ma olen närvi, et neil endal ei ole seda, et miks mina pean sellega tegelema ja siis ma maha rahunen, siis ma otsin viisi, kuidas seda põnevaks teha, et näiteks, kui päris palju lugusid on täiskasvanute seas, et koolis õpetati programmeerimist, aga see ei haakunud. Ja see on alati sellepärast, et see materjal oli kohutavalt kuiv, nagu on enamus materjali siiamaani põhimõtteliselt. Ma teen niimoodi, et me ehitame asju, millega me oleme juba tuttavad ja näiteks me kõik kasutame chati rakendusi. Ma ei teagi, mul vanaema ka chatib, ma ei tea, mida öelda. Ja me ehitamegi seda ja põhimõtteliselt ma peaaegu, et esimesest tunnist me hakkame seda ehitama niimoodi, et nad mitte midagi aru, ma isegi mõnes mõttes ei seleta tegelikult kõike lahti natuke nagu meelega, sest et see info on internetis olemas, et miks ma pean, mis vahet on. Et ma lihtsalt näitan neile ette need mustrid, kuidas asjad käivad ja me teeme seda mitu korda, ehitades asju, mida nad tunnevad ja neil on lihtsalt põnevam läbi selle. Tekib ka motivatsioon lõpuks. Okei. Mis on siis nii-öelda programmeerimise juures need rasked osad, aga mis on ka nagu lihtne? Nii-öelda, et mis siis õpilastele raskuseid pakub, aga mis on nagu lihtne? Wow, okei. Siin on mitu vastust. Kõige konkreetsem on see, et kui me lähme programmeerima, siis lihtne on see, kui sa kirjutad ühe rea koodi ja tuleb mingi tulemus ekraanile. See on lihtne ja raske variant on see, kui sa oled õpid mingit keelt nagu Python, kus sa pead käivitama programmi mingisuguses kummalises terminalis, midagi aru ei saa, mis seal toimub tegelikult. Et kui jällegi tegelikult tuleb sama teema juurde tagasi, et kui õpilasel tekib seos maailmaga, mida ta tunneb, siis ongi tegelikult lihtsam. Ja teine aspekt selle juures on see, et lihtne on koolis õppida programmeerimist, kui ma nii võtan, sest et koolis, mis tehakse, on see, et kirjutad tahvlile, kirjutavad järgi, ma ei tea, antakse Codecademy või mingisugune platvorm ette. Aga reaalsuses, kui õpilane päriselt tahab õppida, siis läheb raskeks, sest et siis ta peab tegema ise projekti nullist. See on raske, aga see on ainus viis, kuidas tegelikult selgeks saab. Ja seda ei eita mitte ükski programmeerija. Ja mingil põhjusel me siis ka õpetame seda nagu valesti. Okei. Mis on siis sellised tavalised oskused või nii-öelda siis rääkides, kui tööna olla programmeerija, mis on siis vajalikud oskused ja teadmised? Kas sa nüüd küsid tehnilisi või üleüldse? Ma arvan, mõlemat, et kui sa lähed nagu õppima seda ülikooli või kuskile ja siis pärast seda tahad nii-öelda, et sinu amet ja töö oleks programmeerimine, siis mis on vajalikud oskused ja teadmised selleks? Okei. Programmeerimisoskus ise ja suhtlemisoskus, ma seletan mõlemad lahti, et programmeerimisoskus tähendab, et ma olen palganud tegelikult päris palju programmeerijaid oma firmadesse ka. Ja see üks asi, mida ma otsin, on see, et nad on läbi elanud mingisuguse keerukuse. Et mul ei ole vahet, kus sa tuled keskkoolist, ülikoolist, ma ei tea, mingi teise ameti pealt, mis iganes, mul ei ole vahet. Mina tahan ainult teada seda, et kas sa oled lahendanud keerulisi probleeme. Ja ma ei pea silmas mingisuguseid, et tegin isesõitva auto. Ma lihtsalt pean silmas, et see programmeerijate igapäevatöö on probleemide lahendamine, et kas sa oled seda teinud. Ükskõik mis kontekstis. Ja kui sa lähed näiteks, IT kolledž oli enne, nüüd on TTÜ-sse, Tartu Ülikooli, kus on tuntud, et tulevad välja õpilased, kes nagu oskavad asju, siis on oluliselt tõenäolisem, et sa kohe palgatud õpilasena. Aga kui sa kesklõpus oskad progeda ja sul on ette näidata projekte, siis tegelikult ei ole mingi vahet, kus sa käinud oled või mis sa teinud oled. Aga seda ma ütlen küll, et esiteks ülikoolis käies tekib suurem pilt, ma ise ei ole õppinud programmeerimist ülikoolis kusjuures, aga ma näen teiste pealt, et need, kes tulevad, neil on nagu ikkagi hea kompaktne pilt, muidugi mõned valearusaamad ka, mis on naljakas. Ja üks eriti hea kool on see Jõhvi kood,
kui keegi tahab päriselt selgeks saada, siis see on see koht, kus pannakse nagu retsilt proovile ja kes iganes sealt välja tuleb, on kohe palgatav põhimõtteliselt. Ja suhtlemisoskus on nii palju programmeerijaid, kes võivad oma töö ära teha paberil väga hästi ja kõik on töökorras, aga nad ei suuda seda välja kommunikeerida, et see on tehtud, et miks see on nii tehtud ja neil tekivad nagu reaalselt tülid teiste meeskondadena nagu turunduses või mis iganes. Ma olen ise sattunud sellesse olukorda päris palju, kus ma muutun tõlgiks, kuna ma oskan mõlemat. Et seda ma kindlasti soovitan harjutada, et see ei tule iseenesest, eriti kui sa oled veits introvert ja kaldud programmeerimise poole. Aga sellest saab üle, seda on võimalik õppida kaasa arvatud raamatutest. Kuidas sa kirjeldaksid siis, ongi inimene, kes siis soovib õppida programmeerimist või siis teha seda sama tööd, mida sina, et kuidas sa kirjeldaksid seda tööd neile? Kas sa soovitaksid seda tööd neile? Jah, soovitan kindlasti. Ma tahaks, et inimesed programmeeriks lihtsalt selleks, et ükskõik mida sa teed, siis siiski su elu on lihtsam, kuna sul on rohkem võimalusi, sul on paremad arusaamad. Igas ettevõttes on tarkvara. Et sul võiks mingi baasteadmised olla, sul on lihtsalt lihtsam. Tööst on laias laastus 2 sorti programmeerimises. Üks on see, kus ma ära tulin, kus on nagu nii korporatiiv, et põhimõtteliselt sa teed mitu kuud jutti mingisugust asja, mida lõpuks ei kasutata. See on päris õudne. Juhtub. Ja siis teine äärmus on startup, kus tõstad miljoneid, aga siis lastakse lahti, nagu mul reaalselt nüüd just juhtus. Aga see hea koht on kuskil vahepeal, kus on mingisugune väike firmas, pole vahet, millega nad tegelevad, aga on mõistlikud omanikud ja juhid. Ja siis on ülimõnus, et nende inimestega koos tegutseda, eesmärke täita, näha ise lähedamalt, kuidas üldse ettevõte töötab. See võib nagu aastaid ja aastaid olla väga lahe. Muidugi on boonus, kui see ongi ikkagi startup, kus on juba näiteks 10 või 50 inimest, sest et siis on võimalus ka rikkaks saada, see on ju alati tore, kuigi see tõenäosus on tegelikult päris madal, aga siiski. Kas sa sooviksid ka tulevikus äkki proovida välismaal töötada sellel alal? Olen töötanud välismaal. Nii kaugtööna, ehk siis, et istun siin kodus ja teen sinna kui ka laua taga istudes, aga ma ütlen seda, et ütleme New York näiteks, mul on üks lemmik linnasid, see on jube lahe koht, ma ei tea, haisib on rõve, aga nii kodune tunne tekib, võid olla, kes tahad seal. Aga kõik need võimalused, mis on seal, on tegelikult ka siin olemas. See on nii naljakas, sest et siia meile Tallinnasse on kogunenud kuidagi ikkagi läbi startupide tegelikult lõppkokkuvõttes. Väga kasulikud inimesed, et kui sul on vaja mingisugust mingisugust rahastust ja sa räägid eesti keelt, siis sa võid põhimõtteliselt Silicon Valley kontakte saada. Et üks mu klient naljakal kombel oli selline, kellel oli päris palju Silicon Valley tuttavaid, kellega ta suhtles tihti, et see Eestist minna on kõige parem mõte, et mitte otse välismaale. Oleneb alast, aga tarkvaras ja äris ma ütlen küll, et on niimoodi. Kuna sa oled siis õpetaja, siis milline su tavaline tööpäev siis välja näeb? Ma ärkan üles, viime lapse lasteaeda ja siis hakkan mõtlema, et mis ma siis täna teen, mis mul eesmärgid on, et praegusel hetkel mul õpetamine ongi ainuke asi, mis on nagu kella pealt ja see on ka okei vaheldus nädala sisse, aga muidu mul on mingid projektid, mis ma pean tegema, siis on mul mingisugused, ütleme siis brändingu tööd, et mul oleks tulevikus tööd vaja ära teha ja siis ma pusin lihtsalt, istun arvuti taha ja vahepeal vaatan telekat, kui aju ei võta ja võtan rahulikult. Mis siis kui sa ei tegeleks siis õpetajatööga või programmeerimisega, siis oled sa kunagi mõelnud, et mis tööga sa hoopis siis tegeleksid? See on hea küsimus, sest et kunagi oli üks vastus graafika. Praegu ma ilmselt läheksin turundajaks. Ettevõtja muidugi on natuke siuke ala, et sa teedki kõike mingil määral, aga praegusel hetkel ma õppisin programmeerimise ära niimoodi, et ma lihtsalt tahtsin aru saada, kuidas see töötab. Ja ettevõtjana ma olen õppinud ära, kuidas turundus töötab, kuidas müük töötab, kuidas töötab, ma ei tea, inimeste juhtimine, palkamine, siuksed asjad ja see on kõik huvitav. Ma tahaks lihtsalt veel õppida
uusi asju ja turundus on see, mida mul on kõige rohkem puudu hetkel. Aga sellist teist elu ei ole vist, kus ma ei oskaks programmeerida, sest et ma lihtsalt õpin kõik asjad selgeks, mida ma tahan ja see jäi lihtsalt tee peale ette. Koolis olin 3-eline seal juures. Kolmole üldse Ja nüüd oled jälle koolis tagasi ja jah, õpetad lapsi, et nemad ei saaks 3-sid. põhimõtteliselt jaa, et kui mulle tundub küll niimoodi, et täiskasvanuna mul tuli see huvi tagasi asjade vastu kas või, ma ei tea, ajalugu. Aga programmeerimine on see, mis tegi mul võimaluse lahti asjad nagu läbi mõelda, kui ma oleksin praegu koolis, ma suudaksin seda teha paremini. Seega, kui ma nüüd lähen kooli õpetama, siis mu üks lootustest on küll jah see, et neil inimestel, noortel paraneb ka õpivõime, sest et mis asi on programmeerimine, see on nagu lihtne matemaatika mõnes mõttes, seal on päris palju grammatikat, sest et ma ei saa ühtegi koma valesse kohta panna, mitte midagi tööta järsku. Ja programmeerimise ajalugu on väga huvitav, sest et see on seotud ka matemaatikaga. Et asjad lähevad lihtsamaks tegelikult, jah, vähemalt see mu hüpotees, ma kavatsen selle ära tõestada. Ehk siis matemaatikud on pigem need, kes hakkavad programmeerijateks, sest seal on palju matemaatikat vaja. Vastupidi, programmeerimist on lihtsam õppida kui kõrgemat matemaatikat. Programmeerimine ei ole tegelikult üldse nii raske. Ma tavaliselt mõtlen niimoodi, et matemaatika leiutas programmeerimise, aga programmeerimine programmeerimine ei suudaks leiutada matemaatikat. Üks tuleb ikkagi teisest. Aga programmeerimises mingi hetk sa jõuad küll punkti, kus sul on matemaatikat vaja, näiteks masinaõppe ja AI. See on puhtalt ju matemaatika peal kõik. Aga kui me räägime veebilehtedest, mängudest, enamus asju, äpid, mida iganes, seal ei ole vaja mingi matemaatikat. Arvuti arutab sinu eest. Okay. Aga siis viimaseks küsimuseks, et kuna me oleme siin siis noortekeskus ja nii edasi, et mis on siis sinu noortele, eriti kuna sa oled ise õpetajana töötad? Õpi programmeerima või? Või siis nagu, mitte nagu siis programmeerimisega, aga üldiselt elus. Leia oma huvi üles, otsi üles see üks teema, see ei ole see, et ma pean nüüd välja mõtlema, kuidas mul kogu kool meeldiks. Sa pead mõtlema välja selle ühe teema, mida sulle meeldib teha ja siis seostama selle kooliga ära. Ja muidugi mul tuli kohe meelde, et kui ma lähen kuskile, ma käin koolides rääkimas vahepeal karjääripäeval ja siis küsin, et kelleks sa saada tahad, mis on minu arust täiesti mõttetu küsimus, aga ma just meelega tahan näha, mis nad vastavad, siis on 3 tahavad saada sportlaseks, siis muusikuks ja 3 ei tea. Ei tea on minu arust kõige parem vastus. Aga jah, et kui sa oled muusik või sportlane, siis ma ei oska aidata selle kooli asjaga. Siis ei ole küll muud, kui et tahaks ära minna ja tead, mis ma olen alati mõelnud, kui ma oleksin koolis tagasi, mis ma teeks teistmoodi, on see, et ma arvestaks, et õpetajad on inimesed, et fine, üks asi, et ma ei käiks liiga palju pinda neile, aga just seda, et nendega on võimalik kokkuleppeid teha. Kui ma ei taha seda raamatut lugeda, siis ma võin ju küsida, et kas ma võin seda teist raamatut lugeda, aga mine otsi see raamat üles, mis sulle meeldiks lugeda. Mina näiteks avastasin alles täiskasvanud, mulle meeldib lugeda, sest ma leidsin, mis eesti keeles on non-fiction. Ilukirjandus mulle lihtsalt ei istu ja kõik oli ilukirjandus koolis. Võtsin esimese, mitte ilukirjanduse siis, avastasin, et mulle reaalselt meeldib lugeda. Ja siis raamatud hakkas järsku minema. Aga nii või naa. Otsi üles see, mis sulle meeldib ja leia viis õpetajatega koostöös, kuidas seda asja teha. Sest nemad lõpuks tahavad, et sa mitte et õpiksid, vaid saavutaksid midagi elus, et sa jõuaksid kuskil, et sa saaksid mis on siis enne see teostust ellu viia. Õpetajad ei olegi seal selleks, et sind kiusata. On küll. Päriselt ei ole. Päris ausalt, ma ise ütlen enda õpilastele, et hinded ei ole sinu jaoks, et see õppimine ei ole tegelikult sinu jaoks, on õpetajate jaoks enamasti. Ja ma pingutan, et kui ma lähen klassiruumi, siis ma annan neile ainult neid materjale ja teadmisi, mida neil on reaalselt vaja. Aga kool koputab mulle kuklasse, et hindeid on vaja panna.
aga meil muidugi õpetajad ikkagi tegelikult tahavad head, lihtsalt et igal ühel on omad arusaamad asjadest, kõik teavad nii hästi kui oskavad ja ongi kõik. Kui sulle ei sobi, siis leia mõni muu viis, aga leia see viis asju teha ja ära sihi viita otseselt, aga läbi sa pead saama, on ju. Ja mõistmine on tähtsam kui hinne, sest et hinne enamasti on vähe õppimine, eks ole. Isegi matemaatikas, seal ei ole väga palju. Muidugi see on kõik nagu loogikapõhine, aga need kontrolltööd ei ole ju tegelikult nagu see tuletamispõhised, nad on ikkagi see, et kas sa tead seda valemit, kas sa mäletad seda mustrit, kas sa mälupõhine. Aga aitäh, sa tulid. Hea meelega. Jah. Aitäh kutsumast. Ja näeme järgmises osas.